esiteks, kas saaksid ennast teistel tutvustada, kes sa oled, mis sa teed? tere, minu nimi on Koit, juhin firmat nimega Karel Ehitab OÜ. Super. Me alustasime koostööd kuskil selline 2-3, minu arust 3 kuud tagasi. Et miks sa üldse alustasid just minuga koostööd? Kuna ma nägin, mul tuttaval kasutab sinu teenust, siis mõtlesin proovida ja pole pidanud pettuma. Mis sa oled varem proovinud, et töid juurde saada? Mis meetodeid? Ma olen puhtalt ise otsinud Facebookist erinevate kontaktide kaudu erinevaid töid saanud, et kuna ma olen valdkonnas ikkagi päris pikalt olnud juba, siis on ka mul kontakte. Kuidas sa oled üldiselt selle esimese 2-3 kuuga rahule jäänud, lihtsalt üldiselt? Ei, mul on hea meel, ma olen tegus inimene ja mulle meeldib see, mida ma teen. Ja mulle meeldib teha inimestega koostööd, kes mind aitavad selles valdkonnas. Mida iganes, reklaam ja nii edasi. Väga, väga hea meel seda kuulda. Kuidas meil siiamaani siis tulemused olnud on? Peale, tegelikult me oleme kokku reklaame jooksutanud aktiivselt 1,5 kuud. Et palju me oleme umbes objekte saanud selle ajaga? No ma hetkel ei saa äppi lahti teha, aga mul on töös on kuskil 10, millega ma teen veel hinnapakkumisi või ootan vastuseid. Aga ma arvan, et kuskil sinna kanti olen ma ka lukku löönud. Osad on ikkagi pikaajalised, mis ei ole niimoodi, et klient ütleb, mõni pakkumine võtab mul tõesti nädal aega, sest ma pean palju asju kokku panema. Et see asi saaks nagu õige ja samas, kuna suurte pakkumiste puhul on summad suuremad, siis peab ka klient endale selgeks tegema, mille eest ta maksab. Mina püüan tedast muidugi temale väga hästi aidata aru saada. Et mille eest ta maksab, et ta ei huupi nagu. Kui sa kliendile hästi palju lahti seletad, siis temal on hea meel sinuga koostööd teha. Kui sa oled nagu umbkeelne, kidakeelne, siis tegelikult ta neid pakkumisi kokku ei löö. Jaa, et seal peab müügioskus on ka hästi oluline, et ma näen, et sa tunned seda nagu hästi, et sa oskad usaldusväärsust tekitada inimestest tundub. Ja positiivne on see, et sa ei lähe kliendi juurde et kui lähed kliendi juurde ja siis ütled, ma teen hinnapakkumise ära ja klient ütleb jaa, siis sa ei tohi talle kindlasti öelda, et nüüd ma võtan 50% ette või 20% ette, vaid sa võtad raha selle eest, mida sa ka reaalselt teed. Kui sa tarnid materjalid kohale, sa võtad raha, see on loogiline, sellepärast, et sa oled oma raha alla pannud ja ilmselgelt oma raha tagasi saad. See on nagu selge. Et sul on head tingimused ka selles suhtes koostöös oma klientidele. Jah, täpselt. Super. Ja, sa kasutad nüüd high levelit ka igapäevaselt, et räägime sellest lühidalt, et kuidas sa high leveliga oled rahul ja kas sa kasutad seda ka iga päev? Ma olen nagu ka, ma ei ole enam ju 20-aastane. Mulle mõningad võtab aega õppimist. Aga need, ja kui sa oledki asjadega hästi palju kursis, siis asjad nagu toimivadki. Muidu ei toimi lihtsalt asjad. Elu on näidanud seda. Mida rohkem sa harid ennast, seda targem oled sa oma töödes. On sellega täiesti nõus. Suured tänud selle tagasisidest, Koit, jätkame koostööd edasi, leiame veel hästi palju töid ja siis ongi juba väga hästi. Tänud sulle. Ja, palun.